Nüüd me oleme Rakvere linnas leidnud ühe muuseumi, mis pole võib-olla just kõige nõrganärvilisematele. Kui vanadele lastele või võib-olla hoopis täiskasvanutele on politseimuuseum mõeldud? Kõigile. Öelda alates võib-olla 4, 5, 6, et siis on nagu see meie maja tegevused. Meil käivad ka siin eakate grupid. See on nii-öelda kaldtee või ta on jälle turvavööst teinud pöörlevat autot, et siis see on niuke kergem siseruumi arendus ehk et paned turvavöö peale, istud tooli turvavöö peale õigesti, sõidad 7 kilomeetrit tunnis vastu sein. See on niisugune lage ruum, aga tegelikult kui grupp tuleb sisse, siis saab kohe rahvast täis ja me hakkame tegema siin nii-öelda märu. Aga ennem kui me märulit teeme, räägime loomulikult ära, kes on see mees ja siis räägime seda veel, et miks peaks või ei peaks üldse mingisuguses märulis või mingisuguses meeleavalduses osalema. Ja see on siis meie eriüksus seal K-komando ja tema varustus. Ja loomulikult me räägime ka siis, kuidas selleks kiirreageerijaks saada. Vot siin on näete nüüd üks fotorobot tehtud. Ehk et siin ongi niimoodi, et grupist läheb üks siia ette tooli peale. Siit on just grupp ära läinud ja siis teised on laua taga ja kirjeldavad teda. Sa pead rahulikum, et sa oled liiga temperamentne. Kas sa oled sulle usaldatud saladuse kellelegi edasi rääkinud? See tuba meil on nüüd nii-öelda valetamisega seoses ehk miks me valetame, siis erinevad märgid, kuidas valetamist ära tunda ja siis ka valedetektorid. Üks ära ütlemata põnev muuseumikülastus oli. Sõidame nüüd selle politsei mootorrattaga endale Rakverest öömaja otsima.